täna räägin ma siis põhilistest kontrollidest ja mõnes nipis, kuidas mõndasi asju teha. Esimesena on siis karjäärmood, siis on multiplayer, siis on allalaetav content, moodid, siis on sinu saavutused, mida sa saad vaadata, nüüd 45, siin on valikud, siin on settingud siis. Siin on krediidid siis nendele, kes on aidanud mängu teha. Ja siin on siis quit ehk siis lahkumängust. Algusena vaatame esimesena läbi siis multiplayer. Siin on join game, siin sa saad mängu lisanduda siis serverisse, et kui sa mängid mingi sõbraga, siis tead sa tema mängu nime, saad siit otsida. Et siis sa saad siit vaadata ja noh, kui tahad lihtsalt suvalisse serverisse minna, siis vaata siit, need mis on rohelised, neisse saab minna, et ma vaatan, äkki ma leian mõne moodidega. Et siis näen, mis on sellega. Okei, see on parooli all. Okei, siis siin on näitab parooli all olevaid. Ma vist ei leia moodidega praegu, aga jah, moodidega on ka veel mingi eraldi asi. Siin sa saad teha oma serveri. See on samamoodi nagu sul eramängus on. Siin sa saad rentida. Klikid peale, siis ta viib sind eraldi siia. Aga me sellega ei tegele. Et me võtame lahti siit siis uuesti. Siis on võistluste jaoks ja sihukeste asjade jaoks on arena mode, kus on 3 tiimid üksteise vastu. Siis on rullide ladumise see võistlus ja siis on see, et sa saad nagu jällegi sul on mingi asi valitud, siis saad minna, continue, siin on tagasi, lähed siia, siin on, sa saad nime vahetada, et kui sa tahad, saad siit vahetada, siin saad vaadata siis blokeeritud mängeid. Ja siin on allalaetav content, siin on mapid, väiksed traktorid, kombainid, siuksed asjad. Ja mängulisandid on siis siin all, gameplay all, mida ma praegu, ma näitan teile ühe moodi. Näiteks on, võtame selle traktori, võtame siit siis, näiteks võtame selle siis. Saad siit lugeda selle kohta. Ma arvan, et sa inglise keelt ei oska, nii et translate'iga või millegiga saad siit lugeda. Ja siis sul on siin intall, või siis lae alla. Siin on tagasi jälle, et sa ei pea seda laadima. Ja siis siin on vaata neid screenshot'e, ehk siis pilte. Ja siis sa saad neid vaadata. Ja kui sa tahad alla laadida, siis vajutad kas siin peal seda intalli või siis enter. Siis siin on jälle enteriga saad alla laadida ja siis ta on mul siin siis teine on need moodid, mis sul on alla laetud, mis sul on olemas. Siin on moodid, mis vajavad update'i, mida sa pead uuendama siis. Siin on need, mis praegu laevad, nagu sa näed, siis see on 100%, kui ma vahetan nüüd, siis teda enam siin ei ole. Siin on DLC'd, maksvad, siin on extra content, siin on kõige paremad, siin on kõige rohkem alla laetud, siin on kõige viimased, siin on soovitatud siis, ja see on moodidega, selle all siis kõik, siis achievement'ite all ei ole väga midagi, siin settingute all on üldsettingud, on keel, kontrolli need, saad, kui sul on rool või midagi, siis sa saad sa saad panna, kas sul on rool või midagi, siis sa saad force feedback'i vahetada, kas on kõrge, madal, ise valid. Siin on häälesettingud, saad vahetada ja siin on graafika, nagu te näete, minul on madal, siis ma arvan, et ei ole kõige parem.
siin sa saad siis bindida ja vahetada neid noh setting uid. kui tal on mitu asja ühendatud, siis siin all tuleb üks veel, vist oli äkki X-iga, et siis sa saad vahetada seda, mille nagu setting uid sa vahetad. aga minu üks asi, mida ma ise vahetan päris, mida ma vahetan kogu aeg, kui ma uuesti alla loen või midagi mängu, on kui sa nüüd alla kerid tipust natukene, kuni tuleb vehicle lights, on siis masinatuled, on beacon lights, mis on minul 7 peal, aga ise saad valida, kuhu sa paneta. aga vaata, et see mingi teise asjaga ei ole seotud see nupp sul ennem, et saad uurida, vaata, mis nupud on sul siit kõik võetud, no neid on palju. minul näiteks, ma tean, et mul keypad 7 pole kasutatud. ma otsin üles uuesti, et jah, siin on tuled siis ja siin on slider, minul on ainult hiir praegu, on hiire siis tundlikkus. rooliga sa saad vahetada siis palju teisi tundlikkusi ka. aga siin on krediidid ja midagi rohkemat. aga moodidega on see, et sa saad neid kustutada siit niimoodi ükshaaval, et sa saad neid reitida nagu sa tahad, katset ära ja aga siit sa saad uninstallida ja siis ta küsib, kas sa päriselt ka tahad seda uninstallida. no kui sa uninstallid, siis ma arvan, et sa tahad seda uninstallida ja siis võid seda. aga kui te olete nagu tahate näiteks kõik moodid korraga ära kustutada, tahate nagu fresh start'i teha, siis ei pea te siit hakkama neid ükshaaval kustutama, vaid te saate lahkuda siit, minna oma failidesse, siis on dokumentide all on minu mängud või my games, topeltklikk, siis on farming simulaator, on siin, siis ta avab ja siis vaatad, otsid kuni on siis on fail nimega mods, topeltklikid sinna peale ja siis sul on kõik need moodid ja kui sa tahad kõik ära kustutada, siis lihtsalt võtad niimoodi ja tõmbad kõik. mina neid ära ei kustuta, minul tahan neid siia saada jääda praegu, et jah, nad jääksid mulle siia. nii et nüüd me lähme siis karjäärimoodi sisse. nii, siin ma võtan siis lahti praegu selle, on siis on uus farmer, farm, talu siis manager ja siin on alusta mitte milleski. siin lihtsa peal, see on lihtne, siin on economy ja asjad on lihtsad ja vilja ja siuksed asjad maksavad palju. siin on economy on natuke raskem ja need hinnad on ikkagi tasased ja on normaalsed, aga sellel on hinnad on madalad, müüa ja osta on kallis asju. et kui sa tahad päris challenge'it saada, siis mängi seda, aga kui sa oled uus tulnuk, siis mängi seda, uustulnukutele. aga nii, ma võtan selle praegu, siit ta saab mappi valida, et kui sul mood ei ole või DLC-si, siis sul on need 3 mappi siin, vali ükskõik mis neist tahad, siis sul on, lähed edasi, siis sul on need moodid, siit saad kõik deselectida, no ükshaaval neid deselectida või sa saad kõik korraga vahetada siit on jälle, et lähed mapi vahetusest tagasi. ma võtan kõik moodid maha, sest et muidu on natukene teistsugune süsteem minu moodidega. aga siis ootad, kuni mängu sisse saad. Läheb aega. siin ta vahepeal annab sulle siukseid soovitusi inglise keeles, et kui tahad neid lugeda, siis ma jälle saadki translate'iga siis translate ida neid. et jah, siin ta annab sulle neid soovitusi ja näitab sul, kui palju sul laetud on.
et siin ekraanil ei ole väga midagi nagu siukest põrvede, mis ei ole loogiline. et jah, pead ootama natukene. nii, nüüd ta laadis ära ja siis sul tuleb start. saad hiirega peale vajutada või saad enterit vajutada jälle. siis siin sa saad oma siis tegelast nagu riietada ja muuta. et sa saad siin vahetada juuksed, habe, vuntsid, siin sa saad nagu terve kostüümi korraga panna. siin sa saad särke ja pealosi vahetada, pükse, saapaid, tosse, mütse, kindaid ja prille. mina praegu ei vaheta midagi, aga noh, need on siin. ja siis on Eski, siis ta küsib, et kas sa tahaksid lühikest siis ettenäidet, et ta õpetab siin natuke. mina võid panna Eski, et ei taha, et ma õpetan sind ise praegu. siis noh, on kombainidega, lähme kombaini esimesena. siis on Q ühendab ära, onju. nii, V-tähega tõstad ja langetad. X voldib lahti kõik niimoodi. ja kui sul on nagu noh, niidukid või mingid asjad ja sul on mitu asja, mis on vaja lahti voldida, siis sa saad võtta Ctrl X-i, mis siis voldib nad kõik lahti. et see on klaviatuuri ja hiirega ainult, et seda ma ütlen teile. ja kui te olete laptopi peal, siis te ka ei saa ei, saad ikka vist, ma ei tea, pole katsetanud läpaka klaviatuuriga, aga B-täht paneb siis käima, nagu te näete. siis saate välja võtta ja lasete rahulikult. siis näete, praegu tuleb siis põhurida. kui ta ei taha seda põhurida, siis komaga viskab ta siis selle põhu laiali kõik. niimoodi. et mina ei taha seda rida sinna saada, et mina ei tee ühe ja kahega, ma ei emalt kumb kust, kas siis ülevalt reast või siis numpad'ilt saad vahetada. siin all on selle suure sinise nulli all on mul siis väiksed valged numbrid olid, onju. me läheme vist siia, on, et saate nagu kiirust vahetada, vaata. et saate vahetada kiirust. ja 3 siis paneb käima. et vaadake, et te nagu valel ajal käima ei pane. K-täht siis on töölised. mina lihtsalt neid tööliseid ei kasuta. aga jah, kombainiga on see siis põhimõtteliselt kõik. et jätame selle siia niisama praegu. et võtame selle siit järgmisena siis. on noh, jälle Q ühenda ära. siis siin tuleb see menüü jälle. Ctrl I on pane maha siinsamas. siis on N-täht, sellega on siis selle kinnitamine. U on siis see, kus ta välja laseb, seda vahetab. jällegi 2-1 kiirus vahetamine, 3 paneb käima. seega saad vahetada sisekaamera, väliskaamera ja minul on 0, on see ilus tuut-tuut, mulle meeldib. et jah, las see olla siin praegu. nii, aga lähme me edasi siia siis. minu lemmikdoktor Jonah on jälle Q ühendab ja üks asi, mis ma teile mainin,
kas te näete, kontroll selle kohal on sihuke nagu ovaali moodi asi, kus on nagu traktoripilt ja siis selle ees ja taga on üks asi. vaata, kui ma nüüd G-d vajutan, siis näete, et ta vahetab nende kahe vahel, on ju. nii et kui ma praegu V-d vajutan, siis näe, langetab raskust ja näete, esimene see on valge, et see näitab, et praegu kontrollid sa raskust. nüüd vajutad jälle G-d, siis on tagumine valge ja nüüd sa kontrollid kultivaatorit. et see on sihuke asi. et see jätke meelde, et vaadake, et kui te arvate, et miski on katki või midagi ei tööta, siis jätke see meelde. et jah. noh, ja nagu siin menüüs ka näitab G-täht select next tool ehk siis vali järgmine tööriist. siin on jälle, kui need noh, kiirsoetamine, siin on kõllik. nii, sellega on mul teile natuke rääkida. noh, jällegi pead lahti võltimata. siin kõik see lahti võltimine on see, et ta lihtsalt paneb selle ratta alla. siis see tähega näete, saate neid külgesi langetada, et kui te tahate ilusaid keskmisi ridu saada, siis saate valida, et kummal poolt vaatab, kumma poole panete. näe, pane praegu üht, kumbagi, N jällegi, võta siis katte lahti. nii, aga nii, noh, näiteks praegu näitab, et select seed on wheat, aga sa ei taha wheat'i, siis Y-ga saad vahetada, kuni sa leiad, mis sa tahad maha panna, on ju. ja jälgi seda, et seeder ja planter on erinevad asjad, et see, mida te kasutada tahate, vaadake, kas see on seederi või planteri mahapannemiseks. et teil see juhtuks, et te ostsite seederi ja peate kasutama planterit, et seda maha panna, on ju. et seda vaadake. ja noh, jällegi AI töötaja ja noh, B jällegi, paneb käima ja siuksed asjad, on ju. nii, siis siin ei ole vist, nendega ei ole vist rohkem midagi näidata, siis lähete siia, on maakaart, on siis sinu, vist oli äkki tööriistad, siuksed asjad, siin on, kui sul on peal see nagu kuuline kasvamine ja siuksed asjad, siis on siin sinu see menüü. siin on ilmateade ja siin on hinnad 1000 liitri kohta. et seda jälgi, et seda vaadake, et see on 1000 liitri kohta, et nagu noh, kui te viite vähem või rohkem, et on see, et hind muutub. siin on sinu tööriistade ülevaade, kõik tööriistad, mis sul on. ja siin on sinu finance'id ja rahaseis, saad laenata pangast. sul loomade see, minul ei ole praegu loomaaedu, aga kontrakte saad võtta siit. et nagu noh, inimesed annavad töid, et kui sa ei taha omade põlluga tegeleda veel ja siis aega raisata, siis palun, teil on need olemas. ja product chain'id on jälle üks asi, mida minul praegu ei ole. Static'ud on siin, nagu te näete, et siin on mängu settingud, sa saad mängu pausile panna, nime vahetada ja kui kiiresti ta sul siis autosave ib, ajakiirus, siis economy ehk siis hinnad, siuksed asjad, selle raskus saad vahetada siit, saad panna selle liikluse kinni ja siin on, kas asjad kasvavad perioodiliselt, et sa pead mingis kuus panema maha, mingis kuus võtma ülesse, võid maha võtta, alguses sellest täiesti okei. ja siin on, mitu päeva sul kuus on ja siin on fixed visual okei, seda mina ei vaheta, aga vaat siin saate, kas te tahate tunda või mitte. siin on siis hävitused, kui sa üles sõidad, kas hävita või midagi. ja üks asi, mida mina vahetan kogu aeg, on automaatne mootorikäivitus. selle võtan ma maha, et ta ei, nii kui sa traktorist ei käivita seda siis. ja siin on üldised settingud, siis on abiaken, värvipimeda mood ja rahaühikud, siuksed asjad, raadio kaugus, et kui kaugele su raadio, preset vehicle camera, see, siuksed asjad, et jah, siuksed lihtsad asjad. ja siin on see, et jälle sa saad
ühendada vaata ja vahetada oma asju siin. ja siin on abiraamat, et kuidas alustada, jälle saad translate'iga siis, translate'iga tegeleda ja jah, uurida, aga näed, siin ka kõik. nüüd lähme poodi, et poodi saab minna mitmeid erinevaid viisi. ma võtan praegu selle traktori, tõstan selle ülesse. et nii, lähme. see tuleb natuke pikem video, kus ma räägin nagu enamus asjad ära teile siin praegu. on siis niimoodi minek, et saad võtta oma traktorid ja asjad kaasa. ma võtan praegu selle maha. aga jah, no ootan, kuni ma poodi jõuan. okei, ma natukene teen end ebarealis-, jah, mul ei ole seda peal ju, aga okei, noh, saab Põhtähega poodi minna ja siis poe juures on siuke nagu ringike, vaata, nagu need interactive asjad, kus pealt sa saad ka poodi minna R-tähte vajutades. ja siis sul on see customizing spot on ka poe juures ja talu juures peaks ka kuskil olema, kui sa alustad nagu noh, beginner'ina, et siuksed asjad. ja kui sa tahad ehitada midagi või loomi osta, riideid vahetada, ehitada ja maa-ala osta, siis sa saad siit, vajutad peale, topeltklikid, näed, siis tuleb siuke asi lahti, et siit võtad, vaatad, mis sa tahad. siin on majad, siin on nagu tegemisasjad, siin on loomade, siin on dekoratsioonid ja siin on maa muutmine, siis siin on noh, värvimine, puud ja taimed, no majad, silo extension, konteinerid, tööriistad, siuksed asjad. tööriistad on survepesurid, kaalumajad, siuksed asjad. aga mina siit praegu ei osta mitte midagi. okei, oota, võtan selle survepesuri siit praegu näiteks, et noh, parem klikiga saad keerutada seda siin. noh, et siuksed üldised asjad. aga kui te tahate landscape ida, siis teil on noh, sculpting on ju, saad tõsta on ju, et vahetad seda, et vasak lõks tõstab ja parem langetab. ja L-kõh vahetavad siis tugevust, et kui tugevalt ta teeb seda, M ja N vahetavad suurust. V-tähega saad siis vahetada nagu milline ta on, et kas ta on ruut või ümar, et sellega saad ise tegeleda ja uurida siis. aga sellega vist ongi tänase videoga kõik. järgmises videos tuleb, kuidas kasutada Courseblade, mis on tegelikult väga tähtis asi, noh, okei, minul on, sest et mina ei kannata neid tavatöötajaid ära, nad on suht, kui ma ausalt ütlen, ei ole nad kõige targemad. ja noh, et järgmises videos tuleb ka see. aga aitäh vaatamast ja head aega!